Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, stuudios on Heinar Laigna. Mõtiskleme täna teemal orjameelsusest. Pealkiri juba ise ütleb, et teema on pisut intrigeeriv ja seepärast olgu alguses kohe öeldud, et selle fenomeni käsitlemisel ma ei üldista. Väldin üldistamist, kuid ma tahan esile tuua natukene minu arvates liigselt rõhutatud ja ülearu palju meie avalikus elus esinevat fenomeeni, mille nimi on orjameelsus. Mitte üldistada tähendab seda, et need nähted ehkki meil esinevad, ei ole omased kõigile.
Meil on viimased aastad väga palju avalikkuses räägitud ühest piibliloost. See on Iisraeli rahva lahkumine Egiptusest ja kõrbärännak. Ja et nad pidid 40 aastat kõrbes ekslema, elama kõrbe tingimustes ja et mis oli selle mõte. Et mõte oli see, et need inimesed, kes olid sündinud ja üles kasvanud Egiptuse orjuse kojas, nagu piibli sõnad ütlevad, või ütleme siis vabadusetuses võõras riigis, et need inimesed, nende psüühika oli siis ilmselt rikutud sellest orjapõlvest ja et see sugupõlv pidi kõrberännakul kõik otsa saama 40 aastaga ja kui jõutakse vabadusse, siis vabaduses sündinud põlvkonnalt me eeldame, et nemad on nüüd täielikult vabad sellest mineviku taagast, nagu me ütleme, ja meie siis arvame siin ekslikult, et kui need inimesed, kes nõukogude ajal on sündinud, kasvanud, hariduse saanud ja täiskasvanuks saanud, et nemad nagu kannaksid endas kõike seda halba, mis meie ühiskonnas on, see on illusioon. See on täielik illusioon. Ja minu tänase arutelu eesmärk ongigi natukene üritada teha rahvuslikku ajaloolises plaanis teatud psühhoanalüüsi ja näidata, et need asjad niisama lihtsad ei ole ja ühe põlvkonna jooksul kaugeltki mitte kaotatavad. Ka meie oma need mentaalsusjuured peituvad ajaloos. Inimene õpib mitmel tasandil. Esimene on geneetiline. Geneetiline tähendab seda, et tal on geenide kaudu päritud kindlad omadused ja soodumused. Selle vasta vaevalt keegi enam vaidleb. See aeg, kus pärivusõpetus oli kuulutatud reaktsiooniliseks ja inimvihkajalikuks, on möödas. Teine tasand, õppimistasand on sotsiaalne. Ääretult oluline tasand jällegi. Ja sellel tasandil inimene omandab ühiskondliku loomana zoon politikoon, nagu Aristoteles ütleb, poliitiline loom on inimene või olend, sotsiaalne olend. Seal alles saab temast tegelikult sotsiaalne inimene ja see õppimine on siis tegelikult algab juba ema üsas. See, mida ema last oodates mõtleb, lapsele laulab, lapsega suhtleb, on juba tema sotsiaalse kasvatuse algus. Rääkimata sellest, kui ta on ilmale tulnud, siis kõige varasemad aastad on ääretult määravad kogu eluks. Edasi tulevad juba lasteaiad ja kindlasti on üks oluline osa, kellel see õnn on, suhtlemine vanavanematega, mis annab lapsele juba noorest east teatud küpsuse ja hoopis teistsuguse vaate ja pilgu elule. Kõik koolid, elu ühiskonnas, see kõik tervikuna moodustab endast siis sotsiaalse kasvatuse osa. Selles plaanis näeme, kuivõrd võimsalt inimene on sotsiaalne olend. Inimene on alati seda maailmavaadet, mida antud hetkel selles ühiskonnas peetakse õigeks, mis antud hetkel selles ühiskonnas kehtib. Kui me ise vaatame oma ajalukku tagasi, siis me küsime lõpuks, kes me siis oleme. Kui meie esivanemad olid harrad kristlased, siis midagi muud, siis jälle midagi muud. Igal ajastul on sisuliselt toimunud, mis kelle võim, selle usk. Ja praegusel ajal sotsiaalse olendina kehtib siis see liberaalse turumajanduse ideoloogia ja need väärtushinnangud, nagu me nimetame, mis praegu avalikus elus püütakse meile üldkehtivaks ja ainuvõimalikeks teha. Küsimus on siis, kes me oleme, kui põlvest põlve meie maailmavaated on niivõrd erinevad, et lausa vastandlikud. Millal on siis eksitud ja millal on õigus? Ja kas me ka praegu siis eksime jälle, kui kõik eelmised on valeks ja ekslikuks tunnistatud, mismoodi siis meie tänase päeva arusaamu maailmast hinnatakse aastakümnete pärast? Kas jälle selgub, et me oleme jälle olnud eksituses? Missugune on siis see tõeline suhe universumisse, maailma, ühiskonda, teise inimesse? Siit saamegi kolmanda inimisiksuse kujundamise ja kasvatuse teguri, kui esimene oli geneetiline, see on pärivuslikud omadused, teine sotsiaalne, see, mis inimene omandab ümbritsevast keskkonnast,
kasvatuse läbi ja selle mõju läbi, mis ta eeskujus näeb, siis kolmas on ääretult oluline, ilma milleta inimene ei ole täisväärtuslik, moraalne olend, see on kosmiline tasand. Kosmiline tasand on teise sõnaga, väga pahandava sõnaga religioosne tasand. Ja ainult see tasand on see, mis annab stabiilse järjepidevuse läbi kõikide muutuvate väliste poliitiliste ja riiklike olukordade ja võimude, mis loob selle järjepidevuse ja stabiilsuse. Kosmiline ehk religioosne tasand peab eeskätt silmas elu põhi- ja püsiväärtusi, mis on muutumatud ja millel elu püsib. Niisiis arvata, et kui korrata veel kord üle, et kui nõukogude ajal sündinud ja kasvanud inimesed kord on surnud, et siis midagi väga otsustavat Eesti ühiskonnas muutub, on illusioon. Ja ta on illusioon seetõttu, et geneetiline pärand on väga võimsalt määrav. Esiteks. Teiseks, sotsiaalne tegur töötab võimsalt inimeste puhul, kellel on väga nõrk või puudub kolmas tegur, kosmiline religioosne tegur. Läheme selle teemaga edasi. Inimolend, me teame niisugust sõna nagu sõltuvus, sõltlased. Miks inimesest saab nii kergelt sõltlane? Oleme ju kuulnud tüdimuseni ütelust, inimene on harjumuste ori, paraku see nii on. Tugev inimene on suuteline muutma harjumusi ja märkab, et peaaegu vähem kui nädalaga on uus harjumus juba nii-öelda saanud harjumuseks. Teha muudatus ja hakata kohvi asemel jooma teed 4-5 päeva ja juba on see uus, aga väga hea ja kasulik harjumus. Seda teades oleks inimesel lihtne ennast pingutada suhteliselt lühikeseks ajaks, et inimese kalduvus harjumuste ori olla, panna see külg tööle enda huvides ja enda teenistusse. Inimesel on mõistus, kõik on veendunud selles, et selles osas puudujääk ei ole. Vaevalt keegi tunnistab, et tal mõistusest puudu jääb, või kui seda öeldakse, siis lihtsalt niimoodi viisakuses jutu soojaks, et näidata, et ma ei ole väga ülbe ega arva endast liiga palju. Ja salaja inimene mõtleb koguni nii, kuna ma seda juba tunnistan, siis on juba minu mõistusega kõik korras. Ja teine tegur, mis selle juures siis kaasa mängib, on teadmine. Teadmine on ju kõigil olemas. Kas need liiklushuligaanid, kes sigatsevad, sigade ees küll, ma arvan, et üks korralik emis noomib oma põrsaid ja ütleb, ärge inimesetsege, käituge korralikult nagu siga. Kas need liiklushuligaanid ei tea, missugune on korrektne liikumine? Kas nad ei tunne värve valgusfooris? Kas nad ei tunne liiklusmärke? Tunnevad küll, nad ei hooli sellest. Milles on põhjus, miks mõistus ja teadmine jätavad inimese hätta? Mida veel vaja on? Mis puudu jääb? Puudu jääb, kolmas punkt on vaba tahe. Tahte küsimus. Kui tahe on vaba, siis sa tahtlikult ju rikud reegleid. Kui sa sundolukorras ei riku. Ma saan aru, kui kellegi haige haiglasse viimine või sünnitaja nõuab liikluseeskirjade rikkumist, siis on seal põhjus olemas. Tähendab, inimese elu ja tervis on vaja päästa ja selle tõttu ma valin väiksema pahe, ma olen sunnitud kihutama, siit läbi lipsama, sealt läbi lipsama. Kiirabi sireenidega läheb punase tule alt läbi ja kõik peavad teed andma. Alati on eriolukorrad. Aga üldiselt me teame, et inimene rikub tahtlikult ja hoolimatult mõistuse ja teadmise vastaselt kindlaid reegleid, mis on tehtud selleks, et meid kõiki hoida, et reguleerida meie suhteid. Ja 4. punkt, vastutus, mis tähendab, et inimene oma valikute eest peab vastutama. Nüüd sõltlane. Kes on siis see õnnetu sõltlane? Nikotiini sõltlane, alkoholi sõltlane, narkomaan. Ja need asjad laienevad palju rohkem. Need on ainult kõige niisugused negatiivsemad ja silmatorkavamad sõltuvusliigid, kuid sõltuvusi on ääretult palju. Ja need ei ole kõik inimesele auks ega temale nii-öelda väärikuseks need sõltuvused, sest igasugune sõltuvus tähendab, et inimene ei ole tahtega iseenda peremees.
Ta ei valitse iseennast teadmise ja mõistusega, vaid tema üle valitsevad kired, emotsioonid, mis on teinud tema sõltlaseks. Ta ei saa ilma, ta peab. Kui juba teatud aeg on täis, siis tal on tarvis jälle korduvalt või isegi väga tihti kõik need nähtused, mida me üles lugesime. Nii et inimolendiga ei ole asjad väga ilusad, väga kenad ja väga roosilised. Siit saame ka aru, missugune eriline tähtsus on kasvatusel ja just tahte kasvatusel ja nende omaduste kultiveerimisel kasvatuses, mis rõhuvad inimese aule, väärikusele, inimese selle tõelisele sisemisele vabadusele püüdlevalt. Sõnavabadus on ju läbi aegade olnud see ihalus, mida vabaduse all inimene mõtleb ja kuidas vabadusest inimene saab aru. Ja inimese nõrkust vaadates väga paljudele, ma jälle ei üldista, vabadus tähendab seda, et neil ei ole enam mingeid piiranguid. Ja siit tuleb ka see meeletu elu hävitavate hoiakute levik ühiskonnas, sellega laamendamine, labasuse levik ja laamendamine. Häbi on seda, mis sealt televiisorist tuleb. See ei ole väärikas inimesele suur osa, mis sealt tuleb vaadata üldse. See on viinud sinna. Ja tuleb meelde Bernard Shaw ütelus, mis kõlab nüüd eriti nii hoiatavalt, et demokraatia, see on see olukord, kus ebakompetentne enamus valib etteotsa korrumpeerunud vähemuse. See on Bernard Shaw tsitaat. Olemine ja olemasolemine. Aga nüüd meie kõige huvitavam teema, mida ma lubasin arutluse alguses, see on ajaloolis-mentaalsuse väikene niisugune psühhoanalüüs. Me kõik anname endas minevikku. Me kanname minevikku kahes dimensioonis. Üks on kindlasti geneetiline ja teine on see sotsiaalne, ajaloolis, poliitiline, mis kujundab inimese mentaalsuse. Kui kaua on olnud Eesti rahva ajaloos oma riiki? Meil on oma riiki olnud 89 aastat. Sellest 89 aastast 50 aastat riik säilis osa inimeste teadvuses, mõttes, mentaalsuses. Mind rabas ja hämmastas nõukogude ajal see, et oli üles kasvanud põlvkond, täpsemalt 72. aastal noored inimesed küsisid minu käest, või õieti üks küsis ja teised ei teadnudki. Mul oli üks loeng neile ja nad küsisid, kuulge, kas see on tõsi, et kunagi on olnud Eesti Vabariik ja isegi oma lipp? Ma olin rabatud hämmastusest. Millal tekkis traditsioonis katke, millal lakkas eelmine sugupõlv rääkimast oma lastele sellest, et oli Eesti Vabariik, et oli Eesti riik. Mina kasvasin perekonnas, kus see oli igapäevane iseenesest mõistetav teema. Eesti ajal oli nii, Eesti ajal tehti nii, Eesti ajal öeldi nii, et oli Eesti Vabariik, see oli niivõrd iseenesest mõistetav, et Eesti Vabariik säilis meie teadvuses, meie mõtetes, meie südames. Me kandsime seda iseendas. Ja sealjuures milline hulk tekkis inimesi, kes vajasid, mida 80. aastate lõpul? Nad vajasid ärkamist. Millal rahvas oli uinunud, aga palju huvitavam on küsimus, miks ta oli uinunud? Miks? Millistel põhjustel? Millistel põhjustel lakkasid vanemad rääkimast oma lastele meist endist, meie minevikust? Miks nad katkestasid ajaloolise järjepidevuse mõtlemises, mentaalsuses? Hirmust, kohutavast hirmust. Mis teeb inimese araks? Araks teeb kosmilise dimensiooni puudumine, aga midagi veel. Siin on tegemist suisa geenidega. Minu elukogemus on mulle näidanud korduvalt ja veenvalt seda, et hilises eas, üliõpilase eas õpitud eetika,
millest väga hästi saadakse aru, millest kirjutatakse väga ilusaid töid, jääb mulje, et inimesel on eetika küsimused täiesti selged. Ja kui tuleb elus olukord, kus tuleb ise teha valikuid ja käituda, siis käitutakse mitte õpitud eetika kohaselt, vaid loomuse kohaselt. Siis inimene käitub nii, nagu talle dikteerivad tema ajaloolises mentaalsuses ladestunud ja geeni omaduseks saanud teadvus. Mis asi see on? Kui Eesti riik on 89 aastat vana ja sellest 50 ei ole füüsiliselt teda olnud, siis see on ju ääretult pisike aeg. See on väga väike ja liiga lühike aeg, mis tegelikult on määranud meie rahva mentaalsustüübi. Kahjuks peame me siin praegu tegema analüüsi ühest negatiivsest ilmingust, aga see on tehtud selleks, et sellest aidata meid välja tulla, et meil oleks iseenda suhtes selgus, mis määras sajandeid eestlase maailmavaadet, mõtlemist, arusaamu, kõike tema hinnanguid, väärtusi. See oli mõis ja mõis oli võõra oma. Mõisa köis, las lohiseb. Samal ajal alla surutud inimene igatses mida? Haljale oksale jõudmist. See unistus majanduslikust jõukusest sünnitas kratilood kõik, see, kes pidi sulle kellegi teise varandust kokku kandma. Rahva hinge vabadusetuse olukorras, mida ma ei taha päris küll otse lausa nii-öelda orja ajaks nimetada, kuid siiski sündisid niisugused negatiivsed unelmad. Nagu Uku Masingu kurvas luuletuses on, et eestlane unistab kratist ja kavalantsu matist. Paraku võib seda Masingu luulerida peaaegu võtta motoks viimase 15 aasta Eesti poliitilise elu kohta. Unistame kratist ja kavalantsu matist. Ja siis see rahvas suuresti on nagu see vana pagan, niisugune parasjagu naiivne, parasjagu kohtlane, kergelt petetav. Nii nagu vana pagangi ütleb, et mina ei tea, Eit teadis, aga Eit suri ära. Selles Tammsaare loos on ju tegelikult antud niivõrd oluline analüüs meie selle hingeseisundile ja seda, mida meie rahvas suuresti ja paljud meist oma geenides kannavad. Ja need paraku on, kas me tahame või ei taha, orja geenid. Ja seetõttu 40 aastat kõrberännakut, ka isegi siis, kui sel ajal rahvast valitseks karmikäeline Moosese taoline diktaator, sest kõrberännakul, kui oleks tekkinud parlamentaarne kord, oleks Iislandi rahvas kõrberännakul hukkunud erakondade omavahelises tülis. Ainult Moosese karm käsi tegelikult hoidis rahva hukkumisest ja säilitas rahva järjepidevuse ja viis ta siis tõotatud maale. Ka meie oleme teel tõotatud maale. Kas see ideaal, kuhu me oleme teel, on piisavalt formuleeritud? Ma kardan, selles ideaalis puudub üks väga oluline osa, see kosmiline osa. Kui ideaaliks on sama, mis nõukogude ajal silmapiiril terendab kommunism, siis tänapäeval me kommunismi asemel ütleme, mis 15 aasta pärast Eesti peaks olema siis Euroopa kõige enam arenenud riikide hulgas, mis tähendab siis tarbimisühiskonda ehk heaoluühiskonda. Aga väga selgelt on ju kõigil juba näha, et see Euroopa heaoluühiskond on üha sügavamas kriisis. Ja selle kriisi nimeks on Euroopa rahvaste väljasuremine, sest nad on loobunud teadlikult kosmilis-religioossest dimensioonist, mis kultuuri ja olemasolu aluseks on. Ja seega on ainult aja küsimus, millal islami usurahvad, kes hoiavad kinni kosmilis-religioossest dimensioonist, lihtsalt rahulikul teel hõivavad territooriumid ja varad, kust lahkub siis eest see, kes on loobunud kosmilisest dimensioonist ja pannud kogu oma nii-öelda panuse ainult hetke füüsilisele heaolule. Loomulikult on välistatud sealt heaolu takistav nähtus lapsed. Kisavad esiteks liiga palju ja teiseks nendega on kulu. Ei saa ju pühendada ainult iseenda ja oma mõnudele ja naudingutele. Nii, olgu see irooniliselt,
aga ka mõningase masendusega öeldud. Milles siis ilmneb see orjameelsus? Ühel konverentsil, kus ma orjameelsust natukene sarjasin, konverentsi juhataja parandas mind kohe, kui tema sõnavõtt oli ja ütles, et orjameelsus on ikka hea asi, tänu sellele me oleme alles. Ma ei tahaks seda kommenteerida, olgu see igaühele mõtlemiseks, et alles jäämine on üks asi, aga teine küsimus on, kuidas ja kellena alles jääda. Nüüd, milles ilmneb siis tänapäeval see mõisast kaasa toodud mentaliteet? See on väga selgelt nähtav meie avalik poliitilises elus. See tähendab seda, et kui väga paljude, ma ei üldista, kuid väga paljude inimeste mentaalsustüübis orjageenide tõttu on ajaloo õppetund sajandite jooksul talletatu kindlasti võimsam kui see lühikene aeg oma riiklust. Sellest tulenevalt ei ole eestlased harjunud veel riiklikult mõtlema ega aru saama, mis tähendab oma riik. Riik on enamasti olnud kellegi teise, kuidagimoodi ikka võõras. Ja võimu vahekordad sündisid ju ajaloos mõisastruktuuris, mõisasüsteemis. Mõisnik oli välismaalane, ta oli võõras, saksad, ja mõisas nähti võõrast jõudu, vaenulikku, kuid samal ajal ihaldatavat. Saada haljale oksale tähendas saada mõisas tulus töökoht, aidamees, kubjas, kilter, rehepapp, kõik need ilusad nimed, saada mõisas toapojaks, teenijaks. Nüüd sa olid ülendatud ometi sakste hulka. See andis sulle mis võimaluse? Kindlasti aidamehel oli võimalus kotitäis vilja kõrvale panna. Tänapäeval muidugi kotitäiest ei aitaks, läheks kindlasti natuke rohkem. Siis ta andis võimaluse ka oma saatuse kaaslastele, kellel ei olnud õnne mõisas karjääri teha, vaadata ülevalt alla, põlglikult. Ja seetõttu kõige hullem satraap on see, kes on kõige hullem orjade ülevaataja? Orjade hulgast võetu, kellele antakse kätte väike võim. Sellest hullemat ei ole. See on kõige hirmsam ja kõige sadistlikum, sest ta maksab kõigile kätte seda põlgust, mis tal tegelikult iseenda vasta on. Ja samal ajal ta peab meeldima isandatele, et säilitada oma positsiooni. Siin ongi nüüd see võti väga paljude asjade jaoks Eesti poliitilises elus. Ja see kõneleb meile seda, et meil on geenides paljudel inimestel harjumus välismaa ees olla upakil ja käpakil. Täita kõiki neid nõudlusi, püüda neile iga hinna eest meeldida, sest meil on geenides sees, et peab meeldima välismaa ülemustele. See tuleb nii lihtsalt ja loomulikult välja, et siin ei ole üldse mingisuguseid takistusi. See on nagu iseenesest mõistetav. Samal ajal peame paraku tunnistama, et Eesti Vabariik riigina on väga tige ja õel oma kodaniku suhtes. Kui me vaatame kogu seda Lihula ausamba lugu ja pronksmehe lugu ja seda, kuidas Eesti rahvuslastesse suhtutakse, siis on see täpselt see mõisasüsteem. Meeldida välisisandatele ja peksta omi. Ja see on ehtsalt mõisast pärit. Tehke, mis tahate, see istub geenides sees. Ja see on äärmiselt negatiivne, kurb ja kahetsusväärne, et see kestab ja see saab ilmselt väga kaua kestma Eesti ajaloos veel. Sõltumata sellest, mitukümmend aastat on juba uued sugupõlved, kes meie arvates on kasvanud teises olukorras. Geene ei muuda nii ruttu ümber. Ja inimese põhikäitumine tuleb ikkagi tema loomusest, tema geenidest. Ja kui need on orjageenid, siis ta käitub orjana. Ta ei käitu vaba inimesena. Selles näen ma ühte kõige negatiivsemat nähet meie avalik poliitilises elus. Oma minevikust ei pääse mitte keegi. Me peame oma ajaloolist pärandit enda sees endaga kaasas. Ja mis on siis see väljapääs sellest, sest kui millestki räägitakse, peab olema väljapääs ja teiseks ka positiivsed nähted. Alati peab nägema ka seda, mis hea on ja tunnistama head ja heale üles ehitama järgmist ringi meie ajaloos. Kõigepealt haigusest vabanemine, eriti kultuur psühholoogilistest või ütleme niimoodi, vaimuhaiguse ravi, esimene ravi on korralik psühhoanalüüs. Ära seletatud haigus on juba võidetud. See tähendab, kui sa tead, milles on viga,
kui sa oskad jälgida oma psüühikat ja seda, mis seal toimub, miks toimub, mis põhjustel toimub, kuidas toimub, siis on võimalik juba teadlikkusega, mõistusega ja tahtega osata vältida seda. Seega psühhoanalüüs, selitusprotsess selles plaanis on ääretult oluline rahva kasvatamisel selleks, et rahvas tõepoolest oskaks vabade kodanikena käituda süsteemis, mida me nimetame ideaalis demokraatiaks ehk rahvavõimuks. Mis on siis riiklik mõtlemine? See on mõtlemine, mis lähtub riigi huvidest ja riik ei ole asi omaette, riigi ülesanne on teenida rahvast ja see on väga selgelt ja lühidalt ära öeldud Eesti riigi põhiseaduses. Põhiseaduse põhiline, keskne ja ainuke ülesanne on Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kõik peab olema suunatud sellele. Kõik need otsused või nõudlused, mis on kahjulikud meile, neid ei tule täita ja kõik, väga lihtne. Mina ei pea täitma otsuseid, mis minule on isiklikult kahjulikud. Ka rahvuslikult ei pea meie tegema seda, mis meile on kahjulik. Me ei pea täitma nõmedaid nõudlusi, kui need on meile hukatuslikud, kahjulikud ja ei ole kooskõlas põhiseaduses kirjutatuga. Põhiseadust ei ole keegi Eestis tühistanud. Põhiseadus ametlikult kehtib ja sellest tuleb kinni pidada. Milles siis seisneb see poliitiline aktiivsus? Šveitsi eeskuju tähendaks seda, et on osalusdemokraatia. Osalusdemokraatia tähendab seda, et rahvas mitte ainult üks kord üle 4 aasta ei tee ristikest valimiskabiinis, vaid et ta on poliitiliselt aktiivne iga päev ja kogu aeg. Ja sekkub aktiivselt ja kui vaja agressiivselt ja vaja siis organiseeritult agressiivselt nähtustesse, mis ohustavad tema eksistentsi tema oma kodumaal. Seega peaks jõutama kord sinna, et Eesti rahval on ka õigus valida otse presidenti, näiteks nagu venelastel või valgevenelastel või paljudel teistel rahvastel, et rahvast usaldataks. Teiseks, kellel on õigus rahvast usaldada või umbusaldada? Kellel see õigus on? Kas rahva teenritel, sulastel, kui demokraatia puhul rahvas on isand ja tema majesteet? Nii et demokraatia kehtima hakkamine Eestis sõltub sellest, kas Eesti rahvas hakkab käituma kodanikena või jätkab ta käitumist riigi alamana, mõisamoonakana. Ja seetõttu on ajaloolis psühholoogiline analüüs ja selitusprotsess ääretult vajalik. Et meil oleks selge, kes me ise oleme ja miks me nii või teisiti käitume. Eestis on olnud asju, mille peale näiteks Gruusias oleks 100 000 inimest tulnud Chota Rustaveli tänavale ja keeranud autosid kummuli ja ei tea, mis kõik oleks olnud. Meil ei juhtu mitte midagi. Pisike grupike teeb lärmi ja siis ülejäänud ütlevad, no jah, need on niisugused iseäralikud, ekstremistid, äärmuslased. Kas organism, kes tahab ellu jääda, on äärmuslane? Me peamegi tahtma ellu jääda ja siin ei saagi olla muud kui ainult äärmuslane. Jah, me tahaksime äärmuslikult ellu jääda. Mitte lihtsalt natukene ellu jääda, vaid täielikult ja omal kodumaal olla peremehed. Seega igaüks küsigu ise enda käest järele, kas ta on ori või vaba inimene, kas ta käitub orjana või käitub ta härrasmehena. Õnneks on meil ka inimesi, kes väga hästi saavad aru, mis on riik. Kellel on need küsimused väga selged. Neid inimesi on kindlasti piisavalt ka poliitikute hulgas. Ma veel kord kordan, me kunagi ei üldista, kuid kui üks negatiivne nähe on natukene liiga suurelt esindatud, siis ta muutub ohtlikuks nii riikliku kui rahvusliku eksistentsi mõttes. Olgu siis see väike arutelu täna kui sissejuhatus igale inimesele iseenda sissevaatamiseks. Kas see suur kõlav sõna vabadus on meil mõistetud härraslikult vabamehena, kellele vabadus tähendab vastutust, valikuid, kodanikuna käitumist ja mitte oma kirgede ja instinktide vabaks laskmist kontrollimatult ja täiesti vääritult. See on meie küsimus meie eksistentsist. Lähenevatel ja juba toimuvatel Riigikogu valimistel mõelgu inimesed kõigepealt iseendast need asjad läbi.
kas ma olen riigi kodanik või olen ma ainult alam? Kas ma kannan endas mõisamoonaka orja psüühikat või on minul vaba inimese psüühika, mis tähendab teadlikkust ja vastutustunnet? Kodanikuna vastutustunnet kõige selle eest, mis meie riigis toimub. Tänan tähelepanu eest. Stuudios mõtiskles Heinar Laigna. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.